Sven Kaldre, esimese poole võitsite ühe punktiga, oli üsna selline skoorivaene tegelikult esimene poolaeg. Kui teisel poolajal väljakule tulite, siis olite justkui selles mõttes ümber sundinud, et rünnakul kõik visked tabasid. Jah, et nad nagu panid ka raskeid kotti ja me nagu suutsime vastu nagu hakata ja ma arvan, et see neid nagu murdiski, et me nagu kogu aeg vastasime millegagi ja meil on olnud nüüd, ütleme, ma ei tea, terve play-offi tegelikult sellega probleeme, et kolmas veerand aeg on meie jaoks keeruline, aga täna me suutsime nagu vastu nagu siis pidada ja tuli välja küll. Mis need jutud poolajal olid, et tegelikult ju räägivad siin kõik, et ikkagi korvi alt peaksite eelkõige olema Rakverest üle ja siin tundus, et Toomas Annuk esimesel poolajal nõudis ka päris palju, et mängiksite korvi alla, aga nüüd teisel poolajal tegelikult see vahe lõpuks tuli sisse eemalt visetega. Noh, aga esimene poolaeg me surusime korvi alla ja pärast nad hakkasid kokku tõmbama ja juba oligi karre taga nii-öelda vabad kohad, et ja me panime kotti, et ma arvan, et oli taktikaliselt õige käik, et esimene poolek surusime väga korvi alla. Tegelikult me oleks pidanud seda eelmine mäng juba tegema, et siuksed korrektuurid said ka tehtud nagu siin vahepealsel päeval. Millised mõtted nüüd juba teisipäeva suunas, vaid üks puhkepäev, kuidas meestel veel füüsis vastu peab? Ma arvan, et peab, et ma arvan, et meil on suhteliselt samasugune rotatsioon, et sama palju mehi mängivad suuri minuteid ja teeme massaasid ja teeme kerge treeningu, et päris lodevaks ei lase ja teisipäev paneme uuesti, et nendega on keeruline, nad jooksevad palju ja tahavad visata palju, et läheb võhma küll, jah. Tundub, et sellest Childressi puudumisest olete ikkagi üle saanud või tegelikult ka eelmises ju mängus, ütleme, sa ise, vend Tom Kaldre, Saimon Sutt võtsite suurema koormuse, kandsite selles mõttes välja ja täna taas kindlasti ka Gregor Ilvese, ütleme, lisandumine annab juurde. Kindlasti, et sellest Brandoni puudumisest on palju juttu olnud ja eks ta jättis meile ikkagi päris kõva lünga, mida me nüüd peame täitma ja Gregori nii-öelda välja tuleks sealt sõjaväest on meid kõvasti aidanud, et taga natuke neid minuteid jagada ja noh, suur tänu talle, et ütleme nii, et mitte millegi pealt tuleb ja aitab meid. Samas see, et Rakverel ikkagi see korvialune on selline hõre ja mängitakse võib-olla rohkem lühema koosseisuga, natuke jätab Toorsoni, võiks öelda, mängust välja teie poolt, kuna ei ole tal võib-olla siis kaitses väga kedagi seal katta, ei ole sama liikuv, et kuidas selles osas olete meeskonna sees arutanud, et kuidas Toorson ise ennast tunneb? Ma arvan, et ta saab sellest olukorrast aru ja ma arvan, et me üritame teda kasutada nii palju kui võimalik ja nagu näha, siis talle minnakse kohati 3-4 peale, et see on kõva relv meile ja ta on siuke tüüp, kes nagu nüüd sellepärast nagu pead norgu ei lase, et ta mängib meeskonnale ja on üli nagu normaalne vend selles suhtes, et ei hakka jonnima ega midagi. Selge, aga edu teisipäevaks! Aitäh!